Tere päevast kõikidele vaatajatele, minu nimi on Indrek. Sooviksin teha seekord sellise video, kus ma räägin natukene valitsuse toetusest. Täna tuli välja artikkel Delfis, mille pealkiri on selline: valitsusliidu toetus on rekordväike 12%. Populaarsema erakonnana jätkab Isamaa, keda toetas 24% vastanutest, samal ajal kui Keskerakond kogus 21% toetust. Emori uuringu ekspert Aivar Voog sõnas ERR-ile, et Isamaa ja Keskerakonna vahe vea piire arvestades ei ole statistiliselt oluline. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik erakond, kelle toetus püsis teist kuud järjest viimaste aastate kõrgtasemel ehk 17%. EKRE toetus kerkis aprilli 9%-lt mais 14%-le ning Voogi hinnangul on aprilli madal tulemus pigem juhuslik. Reformierakond langes 10%-lise toetusega viiendaks, samas 2023. aasta Riigikogu valimistel kogus erakond Kaja Kallase juhtimisel 31,2% häältest. Reformierakonna kanule on tõusnud parempoolsed, kelle toetus on kasvanud märtsi 7%-lt mais 9%-ni. Teine valitsuspartei Eesti 200 püsib 2%-ga endiselt allpool valimiskünnist. Kui arvestada ka eelistuseta valijaid, keda oli mais 24%, toetas valimisliitu vaid 9,4% kõikidest küsitletutest. Eestlastest valijate seas juhib Isamaa 28%-ga, muust rahvusest vastajate hulgas domineerib Keskerakond 74%-ga ning piirkondlikult on Keskerakond tugevaim Tallinnas ja Ida-Virumaal, samal ajal kui mujal Eestis juhib Isamaa. Aitäh teile vaatamast!